rõõm näha, et on huvilisi ja Aare rääkis juba päris palju minu eest ära, nii et ma saan siis selle võrra teha lühemalt. Nimelt siis Rakvere linn on siis energiamajanduse arenguid plaaninud siis selliselt, nagu siin Aare seda rääkis ja 2009. aastal võttis siis aktsiaselts Rakvere Soojus vastu otsuse osta taastuvastest energiaallikatest soojust ja korraldada riigihanke konkurss soojusenergia ostuks. Selle konkursi tulemusena ehitati Rakvere Väikese tänavale 2 megavatine puiduakel töötav katlamaja, mis keskmiselt on katnud 21% Rakveres vajaminevast soojusest. Nii. Siin on siis nüüd see 2 megavatine katlamaja, töötab puiduakel ja katab siis keskmiselt nii palju soojusest. Nii. Endiselt töötasid suht täisvõimsusel Leppitu tänava katlamaja ja vajadusel ka Roosiga. Nii, edasi siis. Täna, 2012. aastal korraldas aktsiaselts Rakvere Soojus juba uue konkursi, mille tulemusena ehitati Rakvere veel 2 kohalikul kütusel töötavat koostootmisjaama. Vabandust, näpud suured, need on siis nüüd Kalda tänaval ja teine siis Päikese tänaval on lisatud. Samal ajal siis likvideeriti KIK-i toel ühe lokaalkatlamaja töötamine ka siin. Endiselt on Rakvere Soojusel veel Varju tänaval ehk Leppitu tänava piirkonnas üks katlamaja, Küti tänaval on katlamaja, Tallinna tänaval on lokaalne katlamaja ja üks katlamaja on Rakvere Soojusel ka Sõmmeru vallas Näpi alevikus. Nii. Selleks, et tagada varustuskindlus kaugkütte vastu ja usaldusväärsus, tuleb tegeleda järjekindlalt vanade võrkude renoveerimisega. Tänaseks on 48% Rakvere soojusvõrgust eelisoleeritud torust. Ja Rakvere linnal, Rakvere Soojusel on ka arengukavas lühidalt kirjeldatud, kuidas moodi siis vastavalt kindlale plaanile siis see võrkude vahetus peaks toimuma. Siin on siis nüüd näha, et esimene etapp on siis võrkud, mis on vaja Rakveresel vahetada, enam-vähem siin nad panid kuidagi pildile ja kõige enam siis on 200 võrku vaja vahetada ja siis edasi on siis mõned täppi on näha? Mõned osad tulevad, on ikka vast. Ja siis 3-5 aastat on siis plaanitud. Järgmise etapina on siin lisandusid rohelised suht sellised harutorustikud juba 5-10 aastat üritame siis nendega hakkama saada. Kõige enam on siis 100 torustik ja nii edasi väiksemad. Ja siis on veel lisandusid siin sellised tollased, siis veel väiksema läbimõõduga harutorustikud, mis on siis 10 aastat ja enam ja on veel mingisuguseid väiksemaid torustikke, mis on siis hiljem planeeritud vahetada. Nii.
kuigi viimase aastate soojustarbimist Rakvere linnas iseloomustab stabiilsus, siis on soojuse tarbimise prognoos, nagu Aare juba siin rääkis, lähiaastatel siiski languse suunas. Selleks, et säilitada piisav kaugkütte soojuse tootmise ja müügi maht, on ainus väljund laiendada tarbijate hulka, vaid see aitab tagada kokkuhoitud soojuse. Miks on siis prognoos vähenemise suunas? Rakvere linnal on võetud kindel suund vähendada oma hallatavate hoonete soojustarbimist, mis on siin ka järgmisel slaidil mõned üles pildistatud. Neid on muidugi tunduvalt rohkem. Siin on renoveeritud Kungla lasteaed, Triinu lasteaed, Tallinna õppehoone, samuti tegelikult on renoveeritud ka muusikakool juba tükk aega tagasi ja sellel aastal renoveeritakse veel Luhoja lasteaed. Ja nagu eelneva slaidil oli näha, on Rakveres hakatud kortermaju ka renoveerima üpris suure tempoga. Nagu näete, see maja on eile pildistatud mul seminari 1, mille renoveerimine praegu just käib. Ka selle maja renoveerimine käib. Need Võidu 42 ja 44, need on varem renoveeritud, see maja renoveeriti 2013 aasta lõpuni. Nii et renoveerimised käivad päris jõudsalt ja siin on isegi näha, et mööda seda toru vist soojustatakse ka lakatavalt. Nii et aga kui nüüd lakapeelse juurde tagasi tulla, siis meie pildistamisele jäi ka nüüd üks Rakvere põhikoolihoone, mis on tunduvalt varem renoveeritud ja ei kuulunud ilmselt sellesse paketti, aga nagu näete, on pööningu soojustamisel siin puudujääk. See foto ka eile tehtud, oli piisavalt külm, et ilmselt siin pööningu soojustamisel on võrdselt test teha. Nii, arenguperspektiivid. Põhimõtteliselt, nagu Aarega siin juba eelnevalt mainis, on Rakveres reaalselt võimalik tarbijate hulga laiendamine, kuna soojusvõrgu lähedal on piisavalt liitumata tarbijaid. Me oleme ka teinud sellise uuringu ja nagu siis eelpool öeldud, uute liitujatega loodab aktsiaselts Rakvere Soojus tasakaalustada säästlikumast kütteenergia kasutamisest tekkinud tarbimise vähenemise. Nii, ja meie arengukava ütleb seda, et esmajärjekorras tuleb liita tarbijaid kesklinna piirkonnas. Ja see on efektiivne nii tarbijale kui müüjale. Samuti tuleb laieneda arenevatesse piirkondadesse ja ühendada lokaalsed katlamajad linnavõrguga. Kuid siin on nüüd loomulikult selle teekonnal tuleks siis ka, kui see peaks nagu teoks saama, siis võimalikult palju ikkagi tarbijaid kaasa hakkata. Ja samuti siis äärealadel leida kliente võimalikult soojusvõrgule lähedal. Ja nagu ma siin eelnevalt ütlesin, et arengualadel soojusvõrgu ehitamine saab toimuda vaid juhul, tulevaste tarbijatega on sõlmitud eellepingud, siis soojusvõrgu ehitusmeetri hind on kõrge. Nii, arendustegevused siis.
mis on meie jaoks siis väga tähtsad, on teha teavitustööd suurtarbijate liitmiseks, kasutada kindlat liitumismetoodikat, laiendada raudtee piirkonda, perspektiivsete tarbijatele, töötada välja režiimkaardid jaamade ja katlamade koostöö parandamiseks, millega me ka praegu tegeleme. Käivitasid jaamad alles siin septembris ja detsembris väga lähiajalugu võiks öelda, aga üldiselt ma olen jaamade käivitusega rahul, küllaltki sujuvalt on läinud, aga kindlasti on siin nende režiimkaartide võrgu reguleerimisega, liiniseadetega, võrgu tasakaalustamisega siin loomulikult on tööd teha. Siis jätkata toetuse kaasabil olemasolevate soojusvõrkude renoveerimist, tõustada tegevust